Täna on 1. oktoober 2012. Muidu kallikesega koos olema. Ja täna on selline ilus päikesepaisteline ilm. Just jõudsime oma tuppa. Võtan siin kohverid lahti. Võtsime väikse snäki. Õhtul leppisime siin grupiga kokku, et lähme koos õhtusöögile. Kõrval on restoran, ma tean. Kõrval on restoran. Siis peale seda lähme jalutame linna peal ringi, vaatame, mis toimub linnas. Võtame kindlasti kaamera kaasa, et saaks nagu pärast hiljem vaadata, mis me tegime. Siin on siis meie vaade. Ja veel kord tuletan meelde, et tegu on Atlandi ookeaniga. Tegelikult tuult absoluutselt ei ole. 23 kraadi on sooja. Õhk on selline hästi õrnalt nagu hellalt silitab niimoodi kehana. Ja muide, kui niimoodi tähelepanelikult vaadata, siis tegelikult ühtegi lainet ei ole. Et see on nagu täiesti huvitav. Et mis veel huvitav seal hotellil, me oleme 11. korrusel. See näitab korra meie basseini, mis meil siin all on. Inimesed võtavad seal niimoodi praegu, ma näen väikest ja selline bassein on siin all. Ja mis meil veel nagu soovitati kindlasti minna ujuma ookeanisse. Öeldi küll, et olge ettevaatid, et kuna ookeanlaine on selline, et ta hästi võimas on ja siis tõmbab tagasi, et peab nagu vaatama ette. No siit näeb ka, milline see tuba näeb välja meil. Ütleme, siuke euroopalik kvaliteet on jällegi ka euroopalik. Ei saa nagu võrrelda nii-öelda Egiptusega. Vannituba. Uskali pealinna tänavad. Jaa, meil on kõhudeni täis. Käisime siin kohalikus restoranis söömas. Siuke 3-käiguline õhtusöök oli, mis maksis 29 € kokku. Ja ütleme niimoodi, et mina sain kõhu täis, kuigi ma liha ei söönud. Aga väga hea. Et näiteks pakuti täna õhtul siis erinevaid suupisteid. Alguses siis pakuti meile kohalikumat Portugali leiba. Portugali keeliga küpsetatud. Ja peale pakuti meile ka Portugali juustu. Meenutas mozzarellat. Siis oli maks oli. Friteeritud kökiviljad olid. Ja siis mingisugune küüslaugu kasta oli kõrvale sinna friteeritud köki. Ja kohalikud oliivid. Peanavaks oli värske salat, kala ja siis on väga hea pleks. Ja ütleme niimoodi, et mina veisiliha ei söönud, aga ka kõrvalt vaadates, kuidas Helen seda sõi, kuidas suunurkadest nagu mingid asjad olid. Samas oli see veiselihaga selline, ütleme, meedium, siuke roosa.
võtsime banaani praegu, seda panime tuurima. Jaa, siuke pisik. Oot, tuleb mingi asju. Löga tuleb välja. Ja mis me veel õhtuks sõime? Siis oli siukene šokolaadi nagu pudin või midagi sellist. Aha. Ja siis oli need... Kuna ma panen seal ära see tiibu? Ma enda pärast ära ise. Ja siis oli seal puuviljad olid nagu mingis vaniljakastes või sellises. Nagu väga head ikka. Minutis veidike Eesti kreemfileed. Jah, nii ta oli. Mulle isiklikult ka väga see maitses. Kõrvale pakuti siukest väikeses tassikeses espressot. Ja need, kes midagi kangemat armastavad juua, nendel oli seal selline asi nagu punša. Apelsinimaks, sidunivahtle, mis pagana rooviin see oli? Mingi rooviin ühesõnaga. Suhkruroov, ütleme, piiritus. Jah. See oli segatud siis mingi, ala siukeses väikses topsis oli siuke kollast värvi. Aga õhu siuke õhutemperatuur on, ma ei tea, kell on praegu, kui ma enne mõtlesin 7:30, õhk on mingi 25 kraadi soe. Enne oli väga palavuras. Jah, sest vahepeal, kui me tulime, tegelikult on kogu aeg soe olnud, ei ole siukest tunnet olnud, et hakkaks külma, et paneks mingi jakki selga, et me oleme praegu ka niimoodi, et mul on lükkad. Ja siin ma näitan korra ümbrust, siin on sellised huvitavad majad. Ja. Selline põnev koht on tegelikult, et selline arhitektuur, mida igal pool tegelikult ei kohta, et siin on see huvitav, et ükskõik kui sa oma maja ehitaks, igal juhul on sul merevaade või ookeanivaade. Et kuna siin majad ehitatakse mäe kallate peal, ookeanfeste. Ja vaatates on autod. Autod on ka niimoodi kõveralt siia pargitud. Ma tähendab, et see tuleb. No nii, tere hommikus! Täna on meil siis teine päev siin Fuscalis ja mis on siis Madeira pealinn. Täna on 2. oktoober, kell on 10:30, käisime sõime hommikusöögi ära. Praegu siis siin peame plaani, kus me täna liigume. Võtsime selleks kaardi välja, et siis sihtpunkti paika panna. Ja kuna saime siin eile paar head soovitust, mida vaatama minna, siis täna otsustasimegi, et lähme vaatame ühte sellist huvitavat kohta, mis asub. Kohe ma näitan lähemalt ka. See koht, kuhu me siis lähme, on siin. See on siis selline koht, kus on võimalik minna ujuma Atlandi ookeanisse. Et lähme vaatame, mis seal on ja siis kindlasti jagame ka muljeid. Homme, mis meil homme plaanis on? Homme on üks ekskursioon. Homme on see Atlandi kruiis. Homme lähme siis Atlandi ookeani peale siis kruiisima. Siit kohast siis lähme välja. Saab seal ujuda. Delfiinidega koos, mis kõige tähtsam. Ja siis ülehomme lähme Metsikulas lähme Madeira ekskursioonile. Hommikul vara. Ja siis reedel me lähme siia. Lähme avastame, mis siin on. Lähme ööklubidesse kesklinna nii-öelda hängima. Mis see Inno rääkis, et vesi oli 20 kraadi soe? Jah, 20 pluss. Õhk on praegu, ütleme nii, et ka mingi 25.
Tõmbab tagasi. Jaa. Vahepeal, kui ma sinna natuke edasi ujusin, mul kadus pundi jalgi alt ära. Siin läheb hästi ruttu sügavad. Türgis oli samamoodi. Ja siin mingi paar meetrit kallas on nagu tahaks nagu kuiva maa peal, aga laine tuleb ja kohe tagasi hästi tugevasti. Seda küll. Süke mõnja. Jaa. Mõnja. Nii hea. Praegu vaata väljas seisad. Ei ole nagu, ma ei tea, Eestis, et külma kohe. Külm. Vaata, laine tuleb hästi. See oli praegu võimas. Jaa. See oli praegu võimas laine. Päris, jaa. Kivi tahavad ka tagasi. Uuesti. Jaa. See ei olnud võimas. See põhi on, Sükene kiviklibu. selline. Süke musta värvi. Musta värvina. Jaa. Mõnja. Nii äge. Lähen veel või? Vette või? Jah. No kus sa tahad minna? Okay. Aga praeguseks kõik. Varsti siis ilme järgi. Varsti kõik veel. Jaa. Tšau! Sellise laeva peame sõitma. No nii, liigume siis Atlandi. Seda lossi me nägime eile. No nii, jõudsime siis turuhoone juurde. Selles mõttes, et mis me siin teisel korrusel saime targemaks.